kuigi siin on nüüd kaos, on positiivne see, et mul on nüüd 2 kappi, kuhu kõik need asjad saavad minna, mitte ainult 1, nii et palju vähem. Ja ma sain kõik need jälle sorteeritud. Mul tuli meelde, et ma vist isegi siin mingis videos ju filmisin seda, kuidas ma seda rohelist kappi seal sekretäri kappi asemel sorteerisin ja kõik neid asju ära panin. Nii et me oleme ringiga jälle jõudnud siia. Ja noh, tegelikult ongi ju probleem, kui on ainult 1 kapp, kuhu sellised asju panna nagu lauamängud, fotod, kõik mälestusesemed, sellised asjad. Mul on isegi mingid sisustusesemeid siin, sest meil ei ole kappe, et mida ei saa nagu ei taha panna rehe alla igaks juhuks, et äkki saavad niiskust või kuidagi saavad rikutud, sellised asjad. Meil on see kapp. Ja probleem ongi selles, miks ta läheb ju sassi, on vaja jälle sorteerida, sest et liiga palju asju on ühes kapis. Nii et see natukene nagu lahendab seda, et kui ma pooled asjad siit juba sinna teise panen, siis mul see jääb nii mõnusalt õhuliseks, et enam ei ole niimoodi, et ma pean mingi asja võtmiseks teisi kuidagi, kui on kiire, siis vaata ikka võtad niimoodi, et lihtsalt jäävad kuidagi ja ma midagi ruttu ära panna, siis vaatad, tal ei ole oma kohta, surud kappi ja kapp kinni ja see lahendas ka ära, et need kappi uksed vahepeal nüüd hakkasid nii halvasti käima, aga nüüd kui ma ta siia vedasin, nad käivad jälle ilusti. Nii ilus. Ma tegelikult ju mõtlesin siia veranda nurka teha mingi sisse ehitatud panipaiga, aga ma arvan, et see võib mingi tuleviku teema olla, et kui meil on näiteks 36 last, siis on nagu vaja rohkem, et kuhu riided ja asju panna. Praegu meil on ainult 2. Nii et kas siin olla see ilus praegu. Nii kõik kogu aeg muutub ja voolab ja vajaduste järgi nagu, et ma arvan, et see kapp on väga tore siin. Mul on nii hästi meeles, meil vist oli üks esimesi videosid, kes seda pesakanali. Väga armas. Et meil oli üks esimesi videosid Keseda pesa kanalil ja siis oli vist niimoodi, et see kapp oli veel hall, värvimata ja ta seisis siin. Ja ma mäletan seda klippi kuidagi nii hästi, 2 aastat tagasi. Wow. Ja ta on jälle siia jõudnud. Kõik asjad lähevad ringiga omale kohale tagasi. Nagu see kirjutuslaud, mille ma tõin eile või? Üle-eile tõin siia. Kraamisin siin olnud kõik ära ja nüüd asjad otsivad omi kohti alles, kui mõned asjad. Aga iga liigutusega lähevad nad edasi lähemale oma igale kohale. Jah, vahepeal tundus, et on mingi õige koht ju sellel ju sellel ajahetkel ongi õige koht, aga ajad muutuvad ja koht muutub ebamugavaks ja liigume edasi. Okei, Moni hakkab juba mingid fotoalbumid seal lammutama, nii et. Ja see tundub minu arust ka nii tore ja loogiline, et lauamängud on ikkagi verandal, kus me tegelikult päriselt. No kahjuks meil ei käi eriti palju sõpru külas, kes meiega lauamänge mängiks. Lauamängud koguvad talu. See on kõik teoreetiline lihtsalt, et kui tore oleks, et me siin verandal kõik mängiks lauamänge. No, tegelikult me oleme mänginud. Ja, mul tulevad mõned korrad meelde. Peab rohkem. Ma ei kujuta ette, kas mu sõbrad üldse vaatavad mu videosid, aga kui sa oled mu sõber, kellega ma niiviisi suhtlen ja me saame kokku äkki, siis tule küll ja mängime lauamänge. Lauamängud on nüüd siin verandal. Nii mugav on võtta, nii loogiline on võtta siit verandalt neid ja siis siin mängida, nagu meil veranda on selline hängimise koht. Ja teate, mis on nii geniaalne kokkusattumus? Nendel kappidel on lapselukud veel. Meil ei ole isegi endal kodus kuskil ja vaata, testime. Ei saa kappi lahti. Nii et ma võin siia panna isegi väga õrnad asjad, mida see väike trook on muidu orolõuks. Nonii, pole probleemi. Kõik korras. Siin ongi meil selline kõik lai lasteala telk ja madrats ja kui külmenud ilmad, siis ei saa neid õue ka viia, aga toas saab nendega lõbutseda.
et keegi peesitamas ei käi päikse käes. Ja siin panin need endale homseks valmis, et ma teen selle kapi siis puhtaks ja siis panen mõned asjad, sellised kontori asjad nii-öelda. Mul kontori inimene mina. Panen mingid pabereid ja arvuti asju ja kaamera asju ilmselt siia kappi, et saab selline asjalik kummut. Ja väga lahe. Nii mõnus, kõik on nüüd jälle puhas korras. Noh, okei. Siin on kõik sisustusasjad, mis olid mul suvalt lisatud sinna kappi. Kangad, potid, pildiraamid, mõned pildid, tapeet ja kingikotid ja mingi nadi. Kaos endiselt käib. Kohe hakkame tuttu minema. Ja need ma panen ka homme ära. Meil mahub sinna tuulekoja kappi ju neid. Seal ma juba alustasingi sellega natukene, et seal on igasugused küünlajalad ja need, et mahuvad need ka kõik sinna ära, nii et kõik asjad leiavad jälle oma koha. Ja Assa leiab ka varsti kodu ülesse. Ta käis koolitusel Tartus ja jõuab hiljem. Meil on uneaeg juba tegelikult möödas, aga ega ma siin ei ole kiirustanud, et pigem las toimetame rampväsimuseni ja siis lähme ja siis Assa on ka olemas meil. Vaadake seda. Siin on lamp sees. Vau, see kutsub kohe, ma ei tea, hakkan joonistama jälle või midagi. Õhtul siin. Mõnus. Väga lahe, et ma sorteerisin siin neid kappe, panin asjilist ära ja ma leidsin sahtlist, ma mäletan üks võti, mis on siin lihtsalt olnud. Ju ta kuskile mingit kappi avab, aga see on täpselt samasugune võti nagu sellel sekretärikapil. No mingi erinevus on, aga nad on ikkagi, no see ei ole kokku sattumus, et nad ühesugused on. Leidsin, mida see võti keerab, kuigi see ei pruugi ka selles mõttes midagi tähendada, et eile ma avastasin, et see sekretärikapi võti avab ka natukene raskelt, aga avab selle telekaluse kapi uksi. Nii et eks need võtmed ongi kõik sellised mitte nii rollikindlad. Aga selle uksega on see, et ta küll paneb seda lukku, aga need kuidagi uksed on nii ligad, et ta ei jää sinna vahele kinni see, mis sinna vahele see süsteem peaks nagu minema. Et ta ei hoia kinni seda nagu nii. Aga siiski päris õiget asja ma vist ei leidnud, nii et ta läheb siia mingite koduasjade sahtlisse. Mul on kõik nii organiseeritud siin on igasugused mingid asjad. Need mööblijala pehmendused, mingid osad, igasuguste kokku pandud sisustuselementide või mööbli mingid tükid. Ma kohe tahan ikka. Siin on meil näiteks helkurid, õmblusasjad, akupangad, valvekaamera, kõrvaklapid. Muideks ma eile ei näidanudki, et üks lahe asi selle sekretärkapiga kaasas on selle juhend. See on, ma kahjuks ei oska öelda, kas see on Taani, Rootsi, Norra või mis keeles. Aga need number 3062, Anno Data sekretär. Siin on mitmes erinevas keeles. Ühesõnaga ma arvan, et Skandinaavia riikide keeles siis ongi. Ja siin on detailne juhend, mis osadest on kokku pandud, kuidas see on kokku pandud, nii et kui mul peaks mingil põhjusel seda vaja olema, siis olemas. Mooni just ärkas ja ta magas peaaegu 3,5 tundi just. Ja mulle tundub, et see võib olla märk sellest stabiilsest esimese une pikenemisest. See pikenemine võib olla märk sellest, et võib-olla ta hakkab liikuma varsti ühe lõunaune peale. Nii et jah, sellest ei ole selles mõttes midagi, aga lihtsalt, et see aeg äkki on käes ja see on jälle selline teistmoodi uus rütm meie ellu, et me oleme nüüd nii pikalt harjunud. Mul mõlemad lapsed minu arust hakkasid hästi vara, ei tegelikult
no ma ei mäleta, ma niimoodi loe neid unesid, vaata nii täpselt, aga kuna selline tunne, et nagu igavesti oleks olnud see rutiin, et ta magab 2 korda päevas, et läheb umbes 10 aega, siis umbes 2 aega, aga nüüd see on hakanud niimoodi loksuma, et see esimene uni läheb nii pikaks, et see teine on nii õhtul, et kas seda üldse lõpuks teha, eks ole. Ja igatahes jah, ma enne tegelikult tahtsin jagada, et mul oli kuidagi selline halb tuju ja mossis olla ja energiat pole ja kuidagi nii, selline hall olla. Ja kuidas ma enne Moonit magama pannes kõndisin siin hoovi peal ringi ja siis kordasin lihtsalt endale alguses niimoodi hästi tülpinult, et mul on nii hea tuju, mul on nii hea tuju, mul on nii hea tuju ja siis kordad natuke, siis hakkad uskuma juba ja siis natukene tuleb nagu, mul on nii hea tuju, mul on nii hea tuju ja siis edasi ja lõpuks ma juba kõndisin, et mul on nii hea tuju, mul on nii hea tuju. Aju hakkab uskuma, vaata, ta ei tea, mida sa räägid, kas see on tõsi või vale. Et sõnadel on see jõud ja siis kuidagi olime siin õues ja siis ma tantsisin, mul on nii hea tuju, siis Neinu järsku hüppas kuskilt põõsa tagant ja siis ütles, et lähme nii väga hästi, mõtlesin kohe nagu enam ei olnud see sellest väsinud olekust esimene reaktsioon, et okei, vaid oli nagu see, tšau, jaa, lähme. Kohe tuli ja see hingetõmme praegu lihtsalt see pikk Mooni uni oli täpselt see, mida ma vajasin, et kuidagi seada korda igasugused asjad, nii füüsiliselt asjade korda seadmine kodus on väga meditatiivne ja kuidagi see segamini sahtlite ja oma asjade ülevaatamine ja tekitas sellise uue hingamise, et sain need toredad laste kõik meisterdamisasjad, kõik ilusti ritta seada, vaatasin, kui palju põnevaid asju, sain Leinule kohe pakkuda, et Leinu kohe tahtis joonistada, rasvapriite proovida, mingi uus töövihik võtta ja siis endal oli ka kohe värskem ja mõnusam olla ja ongi. Tõmbasin tagasi selle energia endasse ja nüüd lähme päevaga toredamalt edasi, kui see algas. Tšau! Muki-nuki! Ja Siina! Sõprusel on kullaga. Tule meie sõprusringi. Tantsida. Mis laul on? Tule meie sõprusringi, tule tantsi, laula mingi, ära üksi nurka jää, vaata enne annab käe. Igaüks meist teab seda, hea on olla sõpradega, igal ajal, igal maal, sõprusel on kullaga. Ja nüüd oli vannilaud. Must on minu nina, igal ajal, igal maal, sõprusel on kullaga. Mis see Mikali? Mis see Mikali? Mikali? Ja minu 2-eurone saak on siin. Sain sellise pildiraami, mis on natukene katki, aga mind ei häirise. Ma vist liimin selle uuesti kokku, tundub, et seda on üritatud liimida. Siis on selline paljad pepud, nunnupilt. Võib-olla peaks hakkama natukene vannituba rohkem sisustama, aga kõigepealt kogun rohkem asju. Niimoodi vaikselt nad tulevad ja siis lõpuks selgub, kuhu nad lähevad. Ja siis selline üleni keraamiline partide pilt, kus on küll soome keeles, aga mulle tundub, et siin on kirjas, et see kuulus sellele. Ma ei tea, kas see on mingi tähtis siis. Ja et seda tehti ainult mingid 5000, aga ma ei tea, mida täpselt. Et kas seda konkreetset või seda mingit sarja või. Aga tundub mingi eriline tore nunnu pardipilt. Nii, jõudsin koju ja guugeldasin ja leidsin, et see on üks motiiv vesilindude sarjast, sellest Seppo Polameren German Savi
Vesilindude sarjast siis on see sinikael part ja igat seda motiivi erinevat lindu tehti 5000 eksemplari ja ma leidsin ainult ühe lõppenud oksjoni ja selle väärtuseks oli seal näiteks 50 €, nii et mulle väga meeldib leida selliseid ootamatult väärtuslikke asju, mis selles mõttes, et mul ei ole plaanis seda müüa, aga äge on omada erilisi asju, mis ei ole ju päris masstoodang. Noh, selles mõttes 5000 tundub ka nagu palju, aga tegelikult vist ei ole. Väga lahe. Mooni on meil nüüd suur tervitaja. Tšau, tšau kõigile. Tšau, tšau. Tšau, tšau, Leenu. Meil see voksi veel peab vastu. Me saime selle ise ka teiselt ringilt. Ma ei tea, mitmedelt ringilt see esimene teda kasutas, aga oleme nüüd 3. või mitmes talv meil oli ja saab läbi, ega ta sooja enam hästi ei hoia, aga nüüd suveni saame siis hakkama. Aga lähme siis tuttu. Peos on risti läinud mu sooned, ei tunne peeglist ennast ära, vaid su rõõm veel meenutab mulle, kord ma kilkasin nagu sa. Tuule tuppa taevas seab riidu, aitab küll nüüd mängimisest, silme ette kerkib mu ema, kelle keelt mul piisaraid teeb. Las ladistab vihma, see on päikse hind, veel tuleb päev, mil mõistab mind. Las ladistab vihma, sees on ärev hing, veel tuleb päev, mil mõistab mind. Ma arvasin, et täna ei juhtu midagi erakordset enam ja ma ei võta enam kaamerat kätte, aga Mooni magas veel üle 2 tunni. Sa oled täna päeva jooksul maganud 5-6 tundi lõunaunesid. Mis sul toimub? Arened nii kiiresti või? Et pead palju magama? Homme oskad rääkida või? Homme oskad joosta? Saltot teha? Tere hommikust! Kell on 7. Vihma. Natukene niimoodi uduvihma tuleb. Ja nagu näete, ma jooksen. Sest eile ka rääkisin, et oli selline hallim päev. Ja ma kuidagi tuvastasingi ära, et see on ilmselt sellest, et sellest eelmised, ma ei tea, 3-4 päeva on olnud kuidagi jooksma jõudnud. Assa oli koolitusel Tartus ja kuidagi olid pikad päevad ja niimoodi läks. Ja et ilmselt sellest, et ma ei olnud saanud trenni teha, hakkas mul tekkima selline ebavajalik ärevus ja närvilisus. Nii et mis on lahendus? Täna näiteks, kui ma õhtul ei saa, siis hommikul 6:30 või enne seda juba, kui tegime silmad lahti, siis Assa ütles, et hakka ennast vaikselt jooksma sättima. Sest ma eile ütlesin, et ma vist pean hommikul minema. Ma eile ütlesin elevusega. Ja siis ma just ütlesin talle nii pahas, et ei lähe, ma ei saanud täna üldse hästi magada. Leenu ronis öö vahele ja Mooni ärkamised ka ja siis ma lihtsalt hommikul olen selline, et ärge räägige minuga ja midagi. Aga alguses ütlesin ei, siis oli mõni minut vaid, siis Assa masseeris mu selga ja jalgu ja siis nii mõnus oli ja siis mõtlesin, et vaatasin siis läbi kaardile, ütlesin, et ilm on ka nõme. Aga siis ütlesin, et ma ajan lihtsalt harjumist natuke selle mõttega, et Sassa ütles, et harju siis. Ma muretsesin, et äkki ta juba ruttu tööle minema ja siis ma ei jõuagi, et ma pean natukene nagu harjuma vaimselt sellega, et ma lähen, et ma ise saan valida, et ma lähen. Et ma ütlesin ju ei, aga ma tahtsin, et see muutuks heaks. Ja siis see muutuski ja siin ma olen.
no juba on parem tuju. I hope you understand. I'm thinking about this all day long. I can't believe how much you take me on. Just to be your man. Mis sa leiad sealt kapist? Sama värvi. Ahah, peaaegu jah. See on elasine ja see on puunelasine. Tumesinine. Ja see on allsinine. Ahah, selline rohekam helesinine. Vot Eurovisiooni vaatamine on üks asi, mis on kuidagi nii märkamatult lihtsalt kadus elust ära, sest et veel mõned aastad tagasi enne Leenut ma olin iga aasta see, kes, no kui vähegi võimalik mul telekas oli, kui ma ei olnud Roheliste rattarettel, siis ma vaatasin laivis Eurovisiooni, Eesti Laulu, kõiki, see oli mulle väga tähtis, ma olen terve elu seda teinud. Ma olen suur Eurovisiooni fänn, isegi käisin Eurovisioonil Elinaga kaasas külalisena nii-öelda ja nüüd oleme ju seal maal, et see hakkab küll 10 õhtul. Ma kindlasti ei ole nii kaua enam, nii et ma isegi ei ürita, ma ei hakka isegi nagu algust vaatama ja minu jaoks on kuidagi sellega nii ka, et ma vaatan loomulikult nagu mõned esitused ja midagi vaatan järgi, aga minu jaoks see võlu kuidagi kaob ära, kui ma ei vaata seda enam otse. Ehk siis ootasin väga, et saaks hommikul Eesti esitust vaadata ja vaatasingi ja väga tore oli, natuke ma vaatasin seal midagi muud ka, mingit hääletust ja aga lihtsalt ma ei ohverdaks seda mõne aega. Mõni on kõige tähtsam ja mina ikkagi olen kindlasti kell 10 juba võetud. Ma olen ammu varemgi, selles mõttes kell 10 ma juba kas magan või juba üritan magama jääda, nii et ei, kahjuks ei, võib-olla kunagi hiljem jälle. Tuleviku Helen või teie, kui te näete mind kuskile külla minemas. Tuletage mulle meelde, et ma võiks olla juba ära õppinud selle, et kui me lähme kuskile külla, siis igal pool on palav meil. Seda on näha laste pealt ka. Me ikkagi elame jahedamas kodus ja oleme harjunud, karastunud. Nii et kui näete meid kuskile külla sõitmas, siis kirjutage, et Helen, ära unusta bikiinides minna, ära pane neid teksasid jalga ja siin õues jahedas moonitut jalutab oli nüüd toas ja sünnipäeval ja hästi soe. Hästi tore, aga hästi soe. Kaugest paigast, mida oma koduks pean. Seal on 4 aasta aega ja üks vana talumaja, mille aeda võisin unustada end. Nüüd on läinud kallis paik, mis südames ja millest lahti veel ei oska lasta ma. Üks kodu, teine kodu, 3. kodu, 10. kodu, kus on nüüd mu kodu, seda enam ma ei tea. Sest see
olete batuudid või? Batuudikastis. Oota, tugev tuut. Siuke batuut. Vau. Ja siuke nokk. Just tõmbame ta nüüd laiali ja. Kuidas pidi see konks käib huvitav siis? Huvitav, miks see sidumisega on? See on nagu... Miks see siis ei või ka olla krõpsuga? Kas ma peaks nagu umbsõlme tegema või lipsu või? No nii. Auk kinni kaetud. Kui te mõtlete, kui kaua läheb kahel lapsevanemal ühe selle batuudi kokkupanekuks, siis üks terve laupäev. Kell on 5:30 juba kohe. Me jõuame siin ta valmis, siis lähme vist tuppa, sööme ja siis peabki magama minema juba. Kus lähme? Pärast lähme tuppa ja magama õhtul. Siis kui batuut saab pärast valmis. Nii et tõmbame